Enne kui me sõitma hakkame, kuidas siis kindlamalt saada autot juhtida? See, et mitte, et me ei sõida ühe käega, eks ole. Muidugi ei ole öeldud seaduses, et sa pead sõitma kahe käega. Aga kahe käega on turvalised. Sellepärast, et kui midagi tee peal juhtub, näiteks oletame sõidu ajal sul autorehv läheb katki, siis kahe käega on sul parem juhitavus ja kindlamalt saad autot juhtida tee peal. Kui kahe käega juhid, siis käed hoiad mitte seal, mitte seal, mitte seal, mitte seal, vaid seal. Enam-vähem siis hoiad käed kella 3 ja kella 9 peal. Et nii oleks siis kõige parem, kuidas käsi hoida poole peal. Siis on parem ka kohe neid tange kasutada. Pööramisel on jällegi oluline pool see, et ei pööraks käed risti. Millist pööramisstiili kindlasti ma ei soovitaks, on see, et kui sa, mina kutsun seda lüpsmiseks, et kui lüpsad lihtsalt rooli, jah, katketlikult teed, siis on jälle oht on see, et ei pruugi pöörata nii palju, kui on tarbis. Kaob kohe juhitavus ära ja manööver läheb pikaks. Ja kolmandaks on siis, et ei pööraks liiga palju rooli korraga. Et üle võlli, et pööraks õigel ajal tagasi. Nüüd läks juba vastas suunda. Et jälgida seda, et nii kui auto esiotsa kaob minema otsaks, kohe hakkad rooli tagasi järgi keerama. Ja üle käe ilusti pöörama. Vot nii.